Tere tulemast! Vaatame lähemalt olulisi elektripaigaldiste kaitsemeetmeid. Alustame rikkevoolu kaitses lühidalt RBK-st. See on üldine ja kohustuslik nõue, mis tagab ohutuse elektrilöögi ja tulekahju vastu. Eriti oluline on kasutada rikkevoolu kaitset nimi rakendusvooluga, mis ei ületa 30 milliamprit. See tagab kiire reageerimise rikkevoolu korral, kaitstes inimest. Siiski on olemas erandeid, kus rikkevoolu kaitse ei pruugi vaja minna. Näiteks ühe elektritarvitiga elektriline eraldus. See on eraldi kaitseviis, mis nõuab omaette toiteplokki. Praktikas seda lähenes siiski väga tihti ei kasutata, sest toiteplokk peab asuma ohtlikest tsoonidest väljaspool. Samuti kehtivad erandeid väga madalpingeliste self- ja pelvahelates, mis leiavad kasutust spetsiifilistes seadmete puhul. Nende süsteemide toiteplokid paiknevad tavaliselt ohtlikest tsoonide väljaspoolt, pakkudes täiendavat ohutust. Need süsteemid on mõeldud just olukorrades, kus on vaja eriti suurt kaitseastet. Järgmiseks käsitleme lisapotentsiaalühtlustust, mis on samuti kriitilise tähtsusega lisakaitsemeede. See hõlmab kaitsejuhtide ühendamist kõikide võõraste ja kõrvaliste juhtivate osadega. Mõte on ühtlustada erinevaid metallosade potentsiaal, et vältida ohtlikke pingevahesid rikke olukorras. Varasemate standardis loeti täpsemalt, mis kõik pidi olema ühendatud, alates vannitubade torustikest ja duširuumidest kuni väikestest metallitrapiakatedeni. Tänased standardid on lähenemist veidi lihtsustanud ja elektrotehnilisi parameetrid põhjendanud, eriti vannitubade ja duširuumide osas. Oluline on ühendada kõik metallist kommunikatsioonid, mis sisenevad ruumi ja võivad potentsiaali kanda. See tähendab veetorustikke, keskküttetorustikke ja ventilatsioonitorustikke. Samas ei pea potentsiaali ühtlustust tagama näiteks plastkattega torustikkel, sest neil ei loeta võõrpingekandjaks. Seega iga metallist osa, mis võib rikke korral pingestuda ja puutuda kokku teiste seadmetega, peab olema ühendatud. Lõpetuseks vaatame üle standardinõuded, mis neid kaitsemeetmeid reguleerivad. Lisapotentsiaalühtlustus on kohustuslik olukorras, kus põhipotentsiaalühtlustusest ei piisa või see puudub, nagu on kirjas jaotises 4.1.1.3.1.2. See on oluline detail, mis tagab isegi keeruliskeskkondades, näiteks märkruumides, on tagatud piisav ohutust. Paigaldus peab alati vastama standardile jaotisele 4.1.5.2. See jaotis annab täpselt juhiseid, kuidas potentsiaalühtlustust tuleb teostada, et see oleks efektiivne ja ohutu. Näiteks arvutatakse vajalik takistust, jagades 50 volti kaitseseadme rikkevooluga. Oluline on tagada, et ühenduses takistus oleks piisavalt madal, tihti alla 1 ohmi. See hõlmab ka valgustite kinnitusklemme, metallist triplagasi ja kõiki metallist veetorustikke. Ühendusklemmid ja täpsemad juhendid on sageli esitatud ka koolitusmaterjalidest ja standardis endas, et tagada korrektne ja ohutu paigaldus. Kõik need meetmed on loodud selleks, et kaitsta inimeste elektrilöögi eest ja vältida ohtlikke olukordi elektripaigaldises.